reporter Sigrid küsis selle sama teema kohta kommentaari ka Integratsiooni Sihtasutuse juhilt Irene Käosaarelt ja vaatame, mida tema ütles. Eestis kindlasti ei diskrimineerita kedagi rahvuse põhiselt, ei venelasi ega ühegi teise rahvuse esindajaid. Küll aga tuleb kindlasti sisse tuua kaks mõistet. Üks neist on konkurentsivõime ja teine on enesetunnetus. Ehk siis me teame ju tegelikult, et venekeelne elanikkond on Eestis kehvemas positsioonis nii tööturul, palgas, ka koroonaga on saanud just venekeelne elanikkond rohkem pihta ja see tuleneb just sellest, et nende konkurentsivõime ei ole tihti võrdne eestikeelse elanikkonnaga, enamasti on see keele küsimus ja seetõttu ei saa nad konkureerida nendele töökohtadele, olla ühiskonnas nendel positsioonidel, mis eestikeelne elanikkond. Ja teine on kindlasti see enesetunnetuslik küsimus. Inimesed tihti seavad ise endale müürid ette, sest nad ei usu, et nad on oodatud erinevatele ametipositsioonidele, ühiskondlikesse aruteludesse või vahel ka mõnda seltskonda. Nad ei usu, et nad on oodatud, et nad on väärtuslikud Eesti riigile just sellistena, nagu nad on ja seavad just sellega ise endale müüri, just kui diskrimineerivad ise ennast.